Mina olen siis Tiiu Tammemäe, mina olen Tallinna Ülikoolis Haridusteaduste Instituudis eripedagoogika magistriõppekava juht. Ja mul on mõned slaidid ka, mida ma teiega siis jagan, et oleks natukene parem rääkida. Nii, ma jätan ta praegu sellisesse vaatesse, sest mul on siin arvutiga probleem, et ta muidu ei jaga asju. Et täna siis räägin eelkõige sellest, et mis see meie magistriõppekava üldse on, mida me siin teeme, kuidas meile saab siia sisse astuda. Natuke räägin ka bakalaureuse lõpueksamist, mis on siis üheks tingimuseks ja kindlasti vastan kõikidele teie küsimustele, mis teil vähegi on elu jooksul tulnud ja millele vastata oskan. Et meie õppekava on siis nimetusega eripedagoogika, et kes on niimoodi kauem seal asjal silma peal hoidnud, siis kuni siis 21. aastani me olime eripedagoog-nõustaja. Me muutsime oma õppekava nimetuse ära siis, kui meie õppekava lõpetanud hakkasid saama siis eripedagoogi kutset. Nii et kõik need, kes lõpetavad praegu eripedagoogika magistriõppekava Tallinna Ülikoolis, saavad siis eripedagoogi kutse tase 7. Ja selleks, et see tase oleks ilusasti nõuetele vastav, me oleme ka oma õppekavad disaininud tõesti niimoodi, et need, kes siis lõpetavad nii bakalaureuse kui magistri õppekavad, on siis saavutanud kõik need kutsekompetentsid. Ja selleks, et siis magistriõppekavale tulla, on tingimuseks see, et oleks eripedagoogika bakalaureuse kraad. Ükskõik, kas see on omandatud Tallinna Ülikoolis või Tartu Ülikoolis. Ja nüüd andes võimaluse siis ka sellistele ennastjuhtivatele tublidele inimestele, kes suudavad ka ise materjale omandada, siis erandina me teeme ka selle variandi, et kui inimene on lõpetanud mingisuguse muu haridusvaldkonna bakalaureuse õppekava, just nimelt haridusvaldkonna, siis on tal võimalus nii-öelda ise materjaliga tutvuda ja teha siis bakalaureuse lõpueksam võrdsetel tingimustel bakalaureuse 3. kursi tudengitega. Nii et tegelikult teil on võimalus siis nii-öelda ise õppida ära kogu bakalaureuse õppekava maht ja siis võrdselt tudengitega see asi ära teha. Ja kui te teete selle ära vähemalt hindele D, tähendab vähemalt 61% vastustest on õiged, siis saate te õiguse meile kandideerida. Eksam, see kirjalik eksam toimub siis nüüd nii meie tudengitele, bakatudengitele, kui siis ka nendele, kes tulevad väljaspoolt 20. mail kell 10. Bakatudengid teevad seda elektroonselt arvuti taga, inimesed väljastpoolt meie õppekava teevad seda paberil. Seal on tehnilised probleemid, kuna niimoodi ühekordse litsentsi väljastamine muude jaoks võtab natukene aega, nii et selles mõttes paberi peal on siis seda kõige otstarbekam teha. Kokku on 140 küsimust, aega on 2,5 tundi, nii et selles mõttes kiirustama ei pea, kõik mahuvad ilusasti ajaraamidesse. Valdavalt on valikvastustega küsimused, igal küsimusel on siis 4 vastuse varianti välja pakutud. 1 võib olla õige, 2 võib olla õiged, kõik võivad olla õiged ja meie loeme siis õigeks selle küsimuse sel juhul, kui kõik õiged asjad on sinna ära linnutatud ja valesid seal hulgas ei ole. Sisseastumise kohta on tegelikult kõik info olemas kenasti meie kodulehel, vaadake sisseastumine, magistriõppe, eripedagoogika vastuvõtu tingimused ja seal ongi nüüd see koht siis, kus saavad hästi vaadata need inimesed, kes ei ole lõpetanud ei Tallinna ega Tartu eripedagoogikat, vaid kes tahavad siis tulla meile seda eksamit tegema teise hariduse pealt. Et siis teie jaoks on olemas seal registreerimisvorm. Ma korraks avan selle ka, ma loodan, et näete seda, kohe vaatan, kas see Zoomis ka jagab. Et see on nüüd see, eripedagoogika vastuvõtt on siin ja siis, kui siin on vastuvõtu tingimused. Tiiu, me ei näe. Ei näe, okei. Ja selge, aitäh, et ütlesite, ma siis jagan uuesti. Nii nüüd näete, eks ole, et kui te lähete magistriõppe erialad, võtate lahti eripedagoogika, siis siin lähete allapoole, soovitan kõik läbi lugeda, aga vastuvõtu tingimuste juures on siis täpselt kirjas see, et peab olema bakalaureuse kraad ja kes on lõpetanud mingi muu haridusvaldkonna bakalaureuse õppekava, nemad saavad siis tulla seda eksamit tegema, see hinne toimub 20. mail. Ja lisainfo on leitav siit, kui te vajutate siia peale.
Kas te nüüd näete, mis muutus? Jah. On, just, et siin on ka seesama asi ja 1. aprillist kuni 1. maini on siis võimalik see registreerimisvorm ära täita, et sinna peale ma praegu ei lingi, seal on väga vähe neid lahtreid, mis on teie nimi, mis on teie eelnev haridus, mis on teie töökoht hetkel ja siin all on siis väga palju teemasid, tegelikult kõik bakalaureuse õppekava ained on siin olemas ja siin all on siis kõik kirjandus, mis oleks siis vaja läbi lugeda selleks, et selle aine õpiväljundid oleksid saavutatud. Nii et kes nüüd praegu alles mõtleb selle peale, et äkki ma lähen teen ka, et siis vaadake peeglisse, et kas see on jõukohane 3 aasta materjal nüüd lühikese ajaga omandada, aga valik on teie. Selle ma katkestan nüüd ära ja lähen tagasi oma slaidide peale. Ja vaatan, ütleme, need vormid üle siis 1 kord nädalas ja just selle mõttega, et kui teil on nagu õige haridus olemas, siis ma teile hetkel ei kirjutan siis, kui see ruum on täpselt selgunud, kellel ei ole vastavat haridust, siis nendega ma asun kirjavahetusse, et täpsustan ikkagi, et kas te vastate meie vastuvõtutingimustele. Ja kui te olete selle eksami teinud, bakatudengid, kes praegu õpivad, peavad tegema siis vähemalt eele, et saada kätte oma diplom. Inimesed siis väljastpoolt peavad tegema vähemalt D-le 61%, te saate õiguse kandideerida meie vastuvõtueksamile. Vastuvõtueksami dokumendid esitate SAIS-is ja vastuvõtueksam toimub meil siis kutsesobivusvestluse vormis. See on siis 2. ja 3. juulil. Me võtame vastu siis 42 üliõpilast. Ja selleks, et siia kandideerida, on vaja siis esitada dokumendid SAIS-is, aga me võtame siis arvesse ühelt poolt siis eelmiste õpingute keskmine hinne, mis annab teile siis kogu selle vastuvõtueksamist 40% ja võtame siis aluseks ka kutsesobivusvestluse, mis on siis 60%. Ja kutsesobivusvestlusele tulemiseks peate te üles laadima siis oma eelmiste õpingute akadeemilise õiendi koopia, see, kus on siis näha teie see eelmiste õpingute keskmine hinne ja ka motivatsioonikiri. Motivatsioonikirja vorm on ka olemas, saate sealt selle välja võtta, jällegi lahtreid väga palju ei ole, kirjeldate oma motivatsiooni. Ja siis, kui te tulete vestlusele, siis igal kandidaadil on aega 10 minutit. Ja jällegi kodulehel on info selle kohta olemas, me hindame teie motivatsiooni eelkõige, teie analüüsi ja suhtlemisoskust ja seda, kuidas te kogu selle valdkonna teemadega kursis olete. Ja punkte võite siis saada kutsesobivusvestlusel maksimaalselt 60 punkti. Töö ja õpikogemuse eest võib tulla siis 10 punkti. Sinna alla läheb ka selline vabatahtlik töö, osaleme erinevates MTÜ-des, ka rahvusvaheline õppimise ja töökogemus. Väga väärtustame seda motivatsiooni ja erialast valmisolekut ja kindlasti just seda nominaalajaga lõpetamise potentsiaali. Et te peaksite olema väga täpselt läbi mõelnud ikkagi selle, et kuidas te need õpingud oma igapäevaeluga siis vastama panete, et tegelikult see on täisajaga õpe, see tähendab, et te teete 30 EAP-d igas semestris ja kui see nüüd lahti harutada, siis tegelikult see tähendab seda, et te peaksite iga päev 8 tundi nende õpingutega tegelema. Ma tean, et elu on midagi muud, teil on ju valdavalt olemas mingisugune tööandja, kes ootab teie panust, teil on ka pere, teil on ka sõbrad, nii et mõelge väga täpselt läbi, et kus kohast te nüüd selle lõtku endale võtate. Inimene magab 8 tundi, inimene töötab 8 tundi, inimene puhkab 8 tundi ja vaat kuhu nüüd need õpingud 8 tundi siis mahutavad. Ja siis hindame ka seda, et kuidas te olete siis üldse nii-öelda meie valdkonna selliste põhimõtetega kursis, kuidas te oskate või kuidas te suhestute selliste hariduslike erivajadustega inimestega siin ühiskonnas, teie argumenteerimis-, diskuteerimisoskus ja siis ka seda, et kas te olete kursis siis nii meie magistriõppekavaga kui siis ka kutsestandardiga. Ja kokku on võimalik saada siis 60 punkti ja ütlen siis veel kord, et kutsesobivusvestluse eest tuleb siis 60% teie sisseastumistingimustele vastamisest ja võtan korraks selle uuesti ette. 60% tuleb siis sellest kutsesobivusvestlusest ja 40% tuleb siis teie eelmiste õpingute keskmisest hindest.
Ja õppekava, et seda jällegi saate ilusasti kodulehelt vaadata. Õppekava on nii nagu kõik õppekavad kõikides ülikoolides. Õppekava koosneb moodulitest. Moodulites on ained, kus on siis kohustuslikud ained, on valikained, on vabaained, on ka magistritöö. Nii et selles mõttes see õppekava on üsna selline traditsiooniline. Ja siit edasi ka, vabandust. Siit. Et üle ülikoolilisi aine, siis magistriõppekavas on 6 EAP-d, see on kohustuslik aine, eluaine, millest ka kohe natukene räägin. Siis on erialased moodulid, on erivajaduste märkamine, uurimine, sekkumine, 24 EAP-d, eripedagoogika korraldus, valikainete plokk on 12 EAP-d, praktikat on kokku 12 EAP-d, sellest kohe räägin ka täpsemalt. On valdkondlik võõrkeel, siis inglise keele õpingud 6 ainepunkti. Ja teadustöö alused 18 ainepunkti, mis siis tegelikult on need ained, mis siis valmistavad teid ette magistritöö edukaks kirjutamiseks. Kuidas seda probleemi püstitada, mis on see eesmärk, mis on uurimisküsimused, kuidas teooriat koostada, kuidas metoodikat valida, kuidas uuringut läbi viia. Nii et kõik see 18 punkti tegelikult valmistab teid ette selleks, et lõpuks see 18 punkti magistritööna siis ära vormistada. Nüüd eluainest ka mõni sõna, et see on siis jällegi need, kes on meie ülikoolis käinud, need teavad, mis see on. Eluaine on aine, mis on tegelikult Tallinna Ülikoolis 95% õppekavadest. See on põhimõtteliselt kõikidel õppekavadel olemas. See on siis erialasid lõimiv uuendus ja seal on siis tegemist sellega, et kokku saavad väga erinevate erialade tudengid. Ja see ongi selle asja mõte. Sellepärast, et kindlasti ülikool valmistab teid ette saama väga heaks professionaaliks oma valdkonnas, aga igapäevases tööelus iga professionaal peab kokku puutuma väga paljude teiste erialade esindajatega. Et kuidas leida see ühine keel, kuidas koos probleemidele lahendusi leida, nii et see eluaine ongi see, mis aitab tudengitel juba siin õpingute vältel nende teemadega kokku puutuda. Ja toimetatakse sellistes väiksemates gruppides, 6-liikmelised grupid ja kes selle vastu siis rohkem huvi tunneb, siis on omaette veebileht olemas elu.lu.ee. Ja alates sellest aastast on siis ka natukene alternatiivid välja pakutud, on hüppe, mis on siis selliste üldpädevuste arendamine ja sellised akadeemilised asjad, aga põhimõte on ikkagi sama. Et seal on väiksed grupid, kes teevad siis mingisuguse ühise eesmärgi nimel teeb. Ja jällegi võib-olla need, kes on varem meie ülikoolis olnud, seda elu juba teinud, et tegelikult teie võiksite mõelda selle peale, et olla ise selle elu algataja. Et ka tudengid võivad ju omalt poolt välja pakkuda ideid ja teie olete sel juhul siis see grupijuht, kes komplekteerib selle grupi ja saate kindlasti sellise hästi omanäolise ja tõesti oma huvist lähtuva sellise uurimusega tegeleda. Ja kui te olete siis edukalt meile sisse saanud, olete 42 tudengi hulgas, esimesel semestri kohustuslikud ained on need Boldiga siin, on erialane inglise keel, mis on siis 6 ainepunkti, on nõustamis- ja juhendamispädevused elukestvas õppes 6 punkti, erivajadustega täiskasvanute toetamine ja eripedagoogiline hindamine koolieelses eas. Et need on siis kohustuslikud ained ja seal allpool on siis valikained, mida te võite siis ka valida, on haridustehnoloogia aine, on robootika aine, õppekava teooriad ja arendus ja hariduspoliitika ja haridusalases juhtimine. Et nagu ma ütlesin, eks, et ühes semestris peaks kokku saama 30 EAP-d. Kui te võtate nüüd siit 4 korda 6 ainepunkti, kohustuslik ained on 24, siis te peaksite valima vähemalt ühe valikaine ka, et see 30 EAP-d kenasti täis tuleks. Inglise keelest ka veel natukene. Ma näen, et keegi on chatti kirjutanud, aga ma praegu neid ei näe, ma võtan pärast küsimused ette. Inglise keelest ka veel, et inglise keele ehk siis valdkondlik võõrkeel on siis tegelikult mooduli maht on 6 ainepunkti, aga seal all on siis 3 võimalust. On erialane inglise keel 1, inglise keel 2 ja akadeemiline inglise keel. Ja teie nüüd valite siis selle, mis vastab teie olemasolevale inglise keele tasemele. Kui teil on olemas B1, siis te valite selle erialane inglise keel 1. Kui teil on B2, valite erialane inglise keel 2. Ja kui teil on C-tase, siis valite akadeemiline inglise keel. Nii et see, kuidas sinna gruppidesse jaotumine käib, see tuleb siin
augusti lõpus, viimastel päevadel, septembri alguses, et igaüks saaks endale vastava grupi. Aga ütleme, et te kindlasti ei pea võtma kõiki aineid, vaid ainult ühe selle erialase inglise keele. Ja kui nüüd juhtub niimoodi, et teie hulgas on keegi, kes kas on inglise keelt väga ammu õppinud või ikkagi ei ole nagu piisavalt vilunud sellesse inglise keele, et B1 taset ei ole, siis teie jaoks on see võimalus, et enne kui te saate siit moodulist võtta selle erialal inglise keel 1, saate te võtta siis vabaainete raames sellise sissejuhatava inglise keele kursuse, et seal te siis õpite nii palju, et saate kätte selle B1, et siis lõpuks tulla siia moodulisse ja võtta siis see erialal inglise keel. Et see variant on siis ka olemas. Ja nüüd natukene siis ka sellistest erisustest. Et need, kes on lõpetanud bakalaureuse õppekava nüüd siin viimasel 5 aastal meie ülikoolis, nendel tegelikult nende kohta see ei kehti. Et see kehtib nüüd nende kohta, kes on siis lõpetanud meie ülikooli varem, enne 2019 aastat, enne seda, kui me läksime üle kutset andvaks õppekavaks, või kes on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika või need, kes tulevad meile siis eksamiga sisse. Et nende jaoks on meil siis selline säte, et me analüüsime teie varasemat õpi- ja töökogemust ja lepime kokku personaalse õpitee. See tähendab seda, et kuigi te teete ära nüüd selle eksami, eks ole, või te olete Tartus õppinud eripedagoogikat, siis tegelikult need ei ole ikkagi päris võrdsed õppekavad, need on väga palju sarnased, aga ikkagi me tahaksime, et õpetajal oleks teil olemas kõik kutsekompetentsid. Et sel juhul me pigem vaatame, et mis on nagu need kohad, kus te vajaksite natukene sellist järeleaitamist selle eripedagoogi kutse saamiseks. Ja sel juhul me nii-öelda valik- ja vabaainete raames suuname teid võtma mingisuguseid teisi aineid. Te ei pea õppima rohkem, 120 EAP-d kokku, aga just ütleme, kuna see valikainete maht on 12 EAP-d, ja vabaaine on 6 EAP-d, siis selle 18 EAP asemel me soovitame teil võtta selliseid aineid, et te saaksite lõpuks selle kutsetunnistuse võrdselt teistega. Ja mida me soovitame, on enamasti siis lasteaiaained või kooliained. Et kui te olete varem õppinud, pigem olete seotud kooliga ja lasteaega väga kokku puutunud ei ole, siis me soovitame teil võtta siis bakaõppekavast see varem ta eri- ja sobitusrühma õpetaja moodul, mida on tuge vajab laps koolide seas, kuna alusharidusseadus muutus, et siin on sellised lasteaia lapse arengut toetavad ained, 3 6-punktist ainet ja need, kes on siis rohkem kokku puutunud lasteaiaga ja on kooliga vähem kokku puutunud või õppinud seda vähem, nende me siis soovitame valida juba need õpiabirühma õpetaja sellised ained, kus on siis eraldi lugemisraskus, kirjutamisraskus, matemaatikaraskus ja nende õpilaste toetamine. Aga need on tõesti siis, ütleme, kui te kuulute nende hulka, kes on siis tulnud meile eksamiga, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika või kes on siis lõpetanud meie ülikoolis varem aega tagasi. Aga sellest räägime juba siis uuesti, kui te sisse olete saanud. Praktikast räägin ka. Sellepärast, et praktikad on kindlasti need perioodid teie õpingute vältel, kus te peaksite muudest kohustusest ikkagi väga palju rohkem vabaks võtma, kui võib-olla niimoodi siin iganädalaselt. Teie õppekavas on siis kokku 12 EAP praktikaid, aga see teine on nii-öelda pool praktikat. Et kõige selline mahukam ja kõige suurem praktika on teil siis õpetamine eriklassis, mis on 6 ainepunkti ja see on teil 2. aasta sügisel. Nii et selle peale praegu nagu mõelda pole üldse vaja, aga ütleme jällegi, see on asi, mis kestab terve kuu. Enamasti on see novembrikuu, mis tähendab ikkagi, et nagu selles kuus te tegelikult mujal tööl käia ei saa, te muude asjadega tegeleda ei saa, nii et soovitan mõelda ikkagi selle õppepuhkuse peale. Ja teine praktika on siis võrgustikutöö ja eripedagoogiline nõustamispraktika. Et ta on küll praktika nime all õppekavas, aga ta koosneb 2 osast, ta on nii-öelda 3+3. Et 3 punkti ulatuses on seal sellist teooriat, nii-öelda siis loengud koha peal, võrgustikutööalased loengud ja teine 3 punkti on siis selline nõustamispraktika. Te saate siis nii-öelda praktiseerida oma sellist nõustamisoskust just ütleme, mitte niivõrd otseses töös lastega, aga pigem ütleme Rajaleidja keskused, HEFCO töö koolis, tugiteenuste koordinaatori töö lasteaias, sellised nõustamiskeskused, rehabilitatsiooniasutused, et just mismoodi seda
seda võrgustikutööd seal kohapeal tehakse, kuidas see nõustamine toimub seal, lapsevanema nõustamine, kolleegi nõustamine, et see on siis ütleme 3 ainepunkti ulatuses praktika, mis tegelikult tähendab siis 2 nädalat. Nii et esimese aasta kevadel on veel siis 2 nädalat ehk 3 ainepunkti on siis seda võrgustikutöö praktikat ja teise aasta sügisel on siis eriklassi praktika, mis on siis 6 aega. Need on sellised praktikad. Meie õppekaval õppepäevad on reeded ja laupäevad. Iganädalaselt reeded ja laupäevad. Seal vahel on väike paus ka. 7 nädalat on siis nii-öelda siis sügis 1 semester, siis on 1 nädal pausi ja siis tuleb 7 nädalat sügis 2 semester ja siis tuleb jõulupuhkus. Ja pärast jõulupuhkust on siis kevad 1 on 7 nädalat, 1 nädal pausi ja kevad 2 jälle 7 nädalat. Nii et tegelikult on igal nädalal vaja käia siin Tallinnas kohal, reeded ja laupäevad, neljapäevad on sulgudes, sellepärast et on mõned üleülikoolilised ained, valikained. Ja kui te võtate võib-olla vabaained hoopis kusagilt mujalt õppekavast, siis ka ütleme, need võivad olla teistel aegadel. Võib-olla kui vahel on sellised Zoomi loenguid vaja teha, siis ka need võivad olla neljapäeval, aga reeded ja laupäevad on siiski need, kus te peaksite arvestama, et te peate olema Tallinna Ülikoolis koha peal. Laupäevad võivad olla kohati ka vabad, jällegi sõltub sellest, kuidas see tunniplaani panek tuleb, aga esimesel aastal pigem arvestage ikkagi sellega, et reeded ja laupäevad kõik te olete siin koha peal olemas. Tunniplaanid leiate Asiost. Ma näitan Asiat ka, kes sellega ei tea, et võib-olla juba siin enne sisseastumist oleks nagu hea vaadata siis need tunniplaani võimalused üle, et täpsemalt enda otsust teha. Ja natukene siis sellest üldisest taustast ka, et siis magistriõppekava on 120 ainepunkti. See tähendab, et te õpite 2 aastat, kummalgi aastal siis 60 ainepunkti. Ja taustaks siis seda ikkagi, et 1 ainepunkt arvestatakse siis üle euroopaliselt, et see on 26 tundi tööd. Ja see 26 tundi tööd siis tähendab seda, et sinna alla läheb see kontaktõpe siin ülikoolis koha peal või on ütleme siis Zoomi vahendusel loengud, seminarid ja kõik see, mis te selles aines veel teete. Et praegune õppekorraldus pigem on see, et siin koha peal ei ole nii palju tööd, kui on vaja ise kodus teha. Et te peate lugema, te peate iseseisvaid töid tegema, te peate mingeid praktilisi harjutusi läbi viima. Nii et võib-olla kuigi siin koha peal nii palju päevi ei ole, siis ei tähenda, et te nagu kõik muud päevad saate niimoodi vabalt olla, vaid ikkagi on vaja õpingutele pühenduda. Ja praegu me oleme üle läinud siis sellele, meie instituudil, et tegelikult kõik ained on 6 EAP-d, üksikud erandid on, aga valdavalt on tegemist 6 ainepunktiste ainetega kõik. Ja selleks, et ilusasti nominaalajal püsida, on siis vajalik õppida igas semestris 30 ainepunkti, sügisel 30, kevadel 30, järgmine aasta täpselt samamoodi. Ja on lubatud väike võlg, on lubatud siis, see võlg võib olla siis nii-öelda see 6 ainepunkti. Ütleme, kui te näiteks esimesel semestril ei jõua 30 teha või ütlete ebaõnnestub mingi aine, saate 24 ainepunkti kirja, siis see on ka veel täitsa okei. 24-ga te võite jääda siis ikkagi nii-öelda sellesse tudengi positsiooni ei lange osakoormusesse. Ja see 6 ainepunkti nii-öelda on läbi õpingute, ütleme, esimese aasta lõpuks peaks teil olema 60 ainepunkti, aga on okei ka, kui on 54. Et tegelikult te võite õppida ka mingi semester rohkem, mingi semester vähem, aga te peate kogu aeg ikkagi jälgima seda, et teil oleks keskmiselt 30 ainepunkti läbitud. Ja jällegi, et võib-olla siin esimese kursuse sügisel ma ei soovita ennast lõhki õppida, et pigem kohanega võib-olla ei võtke see 30, aga jällegi, et sõltub sellest, mismoodi teie see muu elu on korraldatud, võib-olla just tahate niimoodi siin esimesel semestril kohe hästi palju ainepunkte teha. Ja jah, mina olen siis õppekava juht, vana nimest kuraator, võite mulle kirjutada, kui mingeid küsimusi on. Õppekorraldusega tegeleb siis nõustaja Katariina Tšikran, et hetkel ta teiega ei tegele, tema hakkab teiega tegelema siis, kui te juba meie üliõpilased olete ja Aili Tamm teeb tunniplaane, nii et tema ka praegu teiega kokku ei puutu. Edu õpinguteks, nüüd ma korraks katkestan selle asja ära ja vaatan üle, mida te olete küsinud.
kui on magistrikraad haridusteadustes, siis tuleb ikkagi sisseastumine teha, aga te kvalifitseerute nendele tingimustele. Teil on eelnevalt olemas haridusteaduste kraad, nii et te võite tulla meile kandideerima, aga eksam tuleb ikkagi teha. Kui on läbitud erialane inglise keele C1 tasemes, kas siis peab uuesti läbima? Kõik need keeleõppeained on need, ütleme, millega nüüd meie instituut ja mina isiklikult ka otseselt ei tegele. Mina vastaks ikkagi, et kuna õppekavas on see moodul olemas, siis ikkagi te peate õppekava täitma ja peaksite võtma siis see akadeemiline inglise keel. Aga jällegi, et seal võivad tulla mingid erisused, praegu pigem arvestage sellega, et te peate ka selle akadeemilise inglise keele siis võtma, kuigi teil see C1 on juba olemas, seda toredam teil seal on. Kas inglise keel on ka valdavalt reede ja laupäev, võõrkeele ained, jällegi meie ei koordineeri, me oleme püüdnud panna nagu tellida nendele päevadele, aga selle kohta ma ei oska vastata, see võib olla ka mingitel teistel aegadel. Kas eripedagoogia tudengid peavad ka registreerima? Ei, eripedagoogika, kes praegu õpivad siin meie ülikoolis 3. kursusel, teie ei pea selle infoga praegu midagi peale hakkama, mida ma selle eksami registreerimiseks tegin. Teil on hoopis teised kanalid, teie teete elektrooniliselt, nii et teie siia eksamile registreerima ei pea. Praegu rohkem küsimusi ei ole. Siis ma näitan teile ka asja tunniplaani, et saaksite vaadata, kes huvi tunneb. Üks hetk. Kui on nüüd siin see Tallinna Ülikooli koduleht, siis siin üleval on login, lähete siit sisse ja siin on olemas asja, tunniplaani ja ruumikasutussüsteem. Vajutate sinna peale. Siis tuleb teil selline leht ja vot siis te vaatate nüüd siin, kus on õppetöö ja üritused, kus on magistriõpe. Valite siit siis eripedagoogika, ütleme esimene õppeaasta. Ja siin ta praegu on, ütleme reedeti on uurimistöö alused praegu ja laupäeval on ka. Me võime võtta siit, ütleme sügise, 24. aasta, võtame siit septembrikuu, kuidas see sügisel algas. Siis olid siin, reedel oli hindamise aine, siis oli võrgustikutöö aine, siis oli robootika aine, siit saate minna järgmise nädala peale. Nii et selles mõttes siin on ka üks e-õppeaine on siis olnud siin ka neljapäeva õhtul. Et siit saate nagu vaadata kõik, et mismoodi need ained siis praegu on olnud. Nii et asio, magistriõpe, eripedagoogika, siis saate vaadata. Ja see tunniplaanid peaksid siis meil valmis saama jaanipäevaks. Nii et sel ajal, kui juba on sisseastumisvestlused meil olemas, siis tegelikult on ka tunniplaan teada. Nii et siis saate vaadata, ütleme, et kas ja kuidas te selle kõigega sobitute. Nii, minu poolt ongi nüüd praegu kõik, et ega mul siin väga palju uut informatsiooni olnud, kõik see on kodulehel olemas, aga pigem ma tahtsin siis kõik selle asja veel ilusasti üle rääkida. Aga nüüd olen avatud kõikidele teie küsimustele, et ei pea kirjutama, nüüd saate otse mikrofoni tööle panna ja otse küsida. Ei ole küsimusi. Ma ei näe siit ühtegi kätt. Miski on 4 inimest, jäi ühte küsimust, kõik on selge. Olete kõik valmis õppesse tulema? Väga tore, väga tore. Nii et siis bakatudengid hakkavad õppima selleks eksamiks nagunii, kes tulevad mujalt. Ma loodan, et te olete juba hakanud eksamitega tegelema. Kes ei ole veel registreerunud, siis palun registreeruge, 1. maini on aega. Vaatan üle sisemäkomisjon kord nädalas ja kui vaja, siis täpsustan teie andmed, kas te kvalifitseerute. Ja isegi siis, kui teil on see Cambridge B2 olemas, et kuna õppekavas on olemas see võõrkeele moodul, te peate selle õppekava läbima, et siis sel juhul, kui teil on B2 olemas, te võtate selle akadeemiline inglise keel ja hakkate omandama C-taset.
Siin on ka rohkem küsimusi. Selline informatiivne just. Ja kui ühesõnaga tegelikult kodulehel on kõik info olemas, nii et vaadake vastuvõtt, magistriõppe eripedagoogika, seal on olemas kõik õppekavad, kutsestandardid, vastuvõtutingimused, töökoha võimalused ja nii edasi. Et eripedagooge, nagu teate, on väga-väga vaja, nii et me väga loodame, et me saame siia väga tublid ja pühendunud üliõpilased, kes hakkavad eripedagoogikat Eestimaal kõvasti edasi arendama ja viima. Suur rõõm, et selle valdkonna vastu nii suur huvi on, nii et ma väga loodan, et tulete meile õppima ja olete väga-väga pühendunud tudengid. Minu poolt kõik, kes soovib veel jääda, siis ma olen siin veel mõnda aega, aga ma panen selle salvestuse nüüd kinni.